Tere tulemast hommikupalvele. Mul on hääl tugevalt ära, aga veel saan rääkida. Täna pidi olema kaasas minuga abikaplan või abipolitseinik, abipolitseinik Naatan Holman, aga temal eile saatis mulle kirja, ütles, et tal on palavik 39,5 ja tal jäi tulemata. Aga ta saatis mulle teksti, mida ma siis teile pärast ette loen. Tema saatis ka selle loo, mille ma siis teile saatsin. Aga ma alustuseks loen piiblist siis psalmi 34, see on Taaveti kirjutatud laul või mõtisklus. Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. Issandast kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi. Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Ja siin ma lõpetan. See pöörab tähelepanu siis sellele, et kui me hoiame, kui me kardame Jumalat, siis Jumala kartus hoiab meid ära paljudest halbadest asjadest ja Jumala kartus ka kaitseb meid meie eluteel. Siin on kirjas ka, et kes armetu hüüdis, Issand kuulis tema häält ja ma otsisin Issand, tema vastas mulle. Mulle meenub üks lugu, kui ma kaitseväest töötasin, siis üks kolleeg jagas mulle, kui ta missioonil oli. Siis ta sõitis läbi mingisuguse küla või linna oma masinaga, kas Unimogiga vist oli, veoautos, nad olid veoautokastis siis ja mingi moment hakati laskma neid majakatustelt. Ja tema ronis siis selle hetkel kohe kottide alla, mis seal olid autokastis ja see, mis ta teha oskas või mille peale ta tuli, oli kohe palvetada Jumala poole. Ta hakkas palvetama siis meie ise palvet, mida ta kunagi siis ära õppinud ja palvetas seal, sest mida muud teha. Ronida kotti, talle ei ole kuhugi minna veel lisaks ja tema jäi ellu ja ei saanud viga. Ja mingi moment oli veel, kus ta seal jäi tule alla ja ta viimases hädas kukkus palvetama siis veise palvet ja jälle ellu. Et alati saab pöörduda Jumala poole ja eks inimene pigem pöördubki viimases hädas, kui kuskilt ei ole enam kinni haarata Jumala poole. Aga hea on, kui ta siiski ju alles siis pöördub. Need algusmõtted ja me laulame laulud Oh, kui helde on me Jeesus. Võime kõigis paigus igal ajal paluda. Oh, kui palju kordi saame vaeva tunda asjata. Armu abist ilma jääme, unustades paluda. Tahab kiusatus sind võita, paatu teele sundida.
laulu lõpp oli see, et kui maailm on saanud sind eksitada patule, siis oled kõik ta ette toonud, palves rahu leiad sa. Jumal, ja Piibel ütleb, kui me tunnistame oma eksimused, siis tema on ustav ja õigilane ja tema andestab meile meie patud. Et kui me eksime Jumala ees, siis Jumal kutsub meid tunnistama, pöörduma sellest eksimusest ja paluma andeks. Minu kodu on seal üleval. Minu kodu on seal üleval. Pole vaeva seal rõõmumaal. Taevas pühade kooride laul annab tallele kiitust ja au. Üleval, üleval, minu kodu on seal üleval. Üleval, 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 minu kodu on seal üleval. Palju armsaid on mul üleval, keda peagi ma võin leida seal, siis me jäädavalt elame koos taevas Jeesuse aujärje ees. Üleval, üleval, minu kodu on seal üleval. Üleval, 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 minu kodu on seal üleval. Hoopis rõõm on, et ka üleval laulab päästjale kiitust mu keel. Taevas kooriga ütlasi seal, kõlab tallele ka minu hääl. Üleval, üleval, minu kodu on seal üleval. Üleval, 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 minu kodu on seal üleval. Varsti olen ma seal üleval. Oh mu Jeesus, ma sind palun veel, koos mu omaksed minuga seal. Võta taevasse, kus oled sa. Üleval, üleval, minu kodu on seal üleval. Üleval, 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 minu kodu on seal üleval. Uskliku inimese siis õige kodu on seal üleval, üleval Jumala juures. Ei tea, kas ta ongi niimoodi taevas, ei tea, aga Piibel räägib nagu taevast. Ja ta on võib-olla rohkem nagu vaimne taevas. Kuna inimesel on hing, ihu ja vaim, siis ihu on see, mis on siinpoolses maailmas ja vaim on see, mis läheb Jumala juurde, kui kord inimene siis sellest ihust lahkub. Ja kus see taevas on, kuhu ta läheb, seda ei oska täpselt öelda. On Peetrus, kes palvetab kord ühel katusel ja siis ta tõmmatakse, Piibel ütleb, 3. taevasse või 3. taevani. Ja ega ta seal on, räägib, et seal need sõnadega ei saa väljendada seda, mis seal oli. Ja see on ka kõik justkui, mida teame. Aga ma lähen nüüd loo juurde ja selle loo on siis kokku pannud Naatan Holman. Ja ta saatis mulle selle loo eile õhtul ja ma loen selle ette.
Kord nägi üks mees unes, et teeb intervjuud Jumalaga. Nii et sa tahaksid mind intervjueerida, küsis Jumal. Vastasin, kui teil selleks aega on. Jumal ütles naeratades, minu aeg on igavik. Mida sa tahaksid küsida? Küsisin, mis teid inimeste juures kõige enam hämmastab? Jumal vastas, lapsena on neil igav ja nad tahavad ruttu suureks saada. Hiljem aga tahavad kirglikult muutuda lasteks. Nad ohverdavad tervise raha teenimisele ja kulutavad siis raha, et tervist taastada, mõeldes ärevusega tulevikust, unustavad nad olevikku. Ja nii pole neil ei olevikku ega tulevikku. Nad elavad nõnda, nagu nad kunagi ei sureks ja surevad nii, nagu poleks kunagi elanud. Jumal võttis mul käest kinni ja me vaikisime veidi aega. Siis ma küsisin, millist õpetust tahaksite teie kui isa oma lastele anda? Jumal vastas, õppigu selgeks, et nad ei saa kedagi sundida ennast armastama. Ainuke, mida nad saavad teha, on lubada ennast armastada. Saagu neile selgeks, et ei maksa võrrelda ennast teistega. Õppigu andestama ja harjutagu andeks andmist. Õppigu, et ainsa sekundiga võib sügavalt haavata inimesi, keda armastame, ja palju aastaid võib kuluda nende haavade parandamiseks. Õppigu, et rikas pole mitte see, kellel on teistest rohkem, vaid see, kes kõige vähem vajab. Õppigu selgeks, et on inimesi, kes teid kirglikult kogu südamest armastavad, kuid kes ei oska oma tundeid väljendada. Mõistku, et kaks inimest võivad vaadata ühte ja seda sama asja ja näha seda erinevalt. Õppigu, et ei piisa teistele andestamisest, vaid on vaja andestada ka iseendale. Aitäh, et leidsite minu jaoks aega, ütlesin alandlikult. Mida peaksid teie lapsed veel teadma? Jumal naeratas ja sõnas, lihtsalt teadke, et ma olen siin, alati teiega. Antud lugu on väga muinasjutuline, kas pole? Ja tõepoolest, kuna loo on kirja pannud tundmatu autor, ei saa seda ka kirjutajalt järgi küsida. Kas pole nii, et me vajame tunnistajad selleks, et nähtud tõestada? Aga igaühe kogemust ei saa keegi ümber lükata. Mõtle, et lähed täna õue ja õues puhub tuul. Me ei näe tuult, aga saame tõestada tuule olemus sellega, et me näeme tuulest tingitud tagajärgi. Puud liiguvad, purjekad sõidavad edasi ja me kogeme oma näol tuule puudutust. Jumala kogemisega on sama lugu. Me keegi ei näe Jumalat, aga me kogeme tema liikumist, tema puudutust ja näeme tagajärgi. Ja mitte keegi ei saa sulle kunagi öelda, et tuult ei ole olemas, kui sina oled isiklikult kogenud tuule puudutust. Nii ka Jumalaga. Loetud lugu rääkis ühest inimesest, kes tegi intervjuu Jumalaga. Sa võib-olla ei usu, et see on tõene, aga mina usun seda. Miks? Sest mina olen kogenud, kuidas Jumal räägib minuga. Ja seda teadmist, et Jumal on olemas, seda kogemust, mis ei ole mingi ühekordne hullus, vaid regulaarne suhtlus, ei saa keegi teine minult ära võtta. Võta lonksu vett korra. Ma räägiksin läbi paari loo, kuidas Jumal on minuga rääkinud. Juba mõni aasta tagasi läksin ühel ilusal suveõhtul metsa jalutama ja palvetama. Palve ei ole ühepoolne jutt oma sõbraga, vaid ka kuulamine, mida sõber tahab mulle öelda. Ja sellel õhtul Jumal kõnetas mind ja ütles, et ma olen siin sinu kõrval. Ma vaatasin oma kõrvale ja vaimus nägin seal seismas ühte inglit. See oli reaalne, et on olemas vaimne maailm ja ükski palve ei jää Jumalale kuulmata. Lihtsalt tihti me palume valesid asju
ja või ei ole aeg õige. Mul meenub üks kord, kui palvetasin, et Jumal saadaks mu ellu inimesi, kes küsiksid minu usu kohta. Ja kui enamasti on väga vähe inimesi, kes alustavad ise usuteemalisi vestlusi, siis sellel päeval tulid mitmed inimesed minu juurde ja küsisid, et miks ma usun Jumalat ja kuidas ma sain kristlaseks. Üks päev lõid autol armatuuril kõik kollased tuled vilkuma ja ma ei saanud aru, mis toimub. Ma palvetasin ja 5 minuti pärast olid kõik tuled kustunud. Mõned aastad tagasi tekkis mul üks nahast moodustis või punn huule peale ning ka see kadus palve peale. Need ei olnud juhused, vaid palve vastused. Raha ega töö ei tee meid õnnelikuks. Meid teeb õnnelikuks see, et meil on suhe Jumalaga, meie loojaga. Ja me võime teada, et tema on koos meiega, nii rõõmudes kui ka muredes. Amen. Me jääme palvele. Armas Jumal, ma palun, et sina kõnetaksid igaüht meist, me kogeksime, et sina oled reaalne. Ma palun, et meil oleks aega sind kuulata. Ma tänan, et sina armastad meid, isegi ka siis, kui meie sind tagasi ei armasta. Tänu, et ka see palve on jõudnud sinuni. Amen. Nii, nüüd on võimalus laulda. Mul on hääl nii ära, et ma ei suuda laulda. Kurk on nii käre, et ma lõpetan siin ära.